ärikäik. Ja tervist, head kuulajad! Täna on siis eetris ärikäigu saate 18. osa. Saadet juhivad sel korral Berta Kortfelder ja Gert Avasalu. Täna on meiega liitunud Tartust Peninuki Pruulikoja üks peremehi Martin Maade. Tere! Tervist! Pruulikoda või siidrikoda me tegelikult enam nüüd viimased paar aastat ei ole, et nüüd on me peene nimega distilleri või tegelikult nagu alguses oli me napsukoda või et me tegelikult midagi väga suurt enam ei pruuli, et nüüd me rohkem nagu destilleerime. No kus me teid üles leidsime, oli siin Startup Tale, kus siin üks teine teie ettevõtmise peremees Margus Punga rääkis väga entusiastlikult kogu sellest alkomaailma hingeelust. Sealt jäi see nagu värk väga kõrva. Aga ma ei tea, siin praegu võiks näiteks alustada konkreetselt sellest, et kust see tiim üldse kokku sai, kes seda alko tegemist alustas. Et tegelikult see tiim, kes meil oli nagu alguses ja see, mis meil on nagu praegu, et ütleks, et võib-olla mina olen nagu ainukene, kes sealt algusest on veel kuidagi nagu sisse jäänud. Et ajaga on ta ikkagi muutunud, ja võib-olla ka see vorm, et mida me teeme ja kuidas me teeme, on nagu ka muutunud, et võib-olla siuke suurem pööre toimuski siis nagu koroona ajal, et kui enne seda me rohkem tegimegi siis nagu kääritatud jooke, siidrid, mõdud ja näpu otsaga olime siis nagu džinni ka teinud. Aga jah, koroona ajal oli kuidagi pidid vaatama nagu asjadele otsa, et väga pika investeeringuga jooke, nagu siider tahaks nagu 2 aastat, võib-olla seal viskid asjad tahavad isegi nagu veel kauem, et sellest nagu mõneks ajaks loobusime ja siis tulidki džinnid ja viin ja rumm, mis meil nagu praegu on aktuaalsed, et kui siidri teed 2 aastaga ja pead plaanima ja raha siis juba investeerima esimestel aastatel sisse, et siis tegelikult džinni teed siuke 10 päevaga valmis, et tundus nagu praktilisem. Aga jaa, et umbes täpselt koroona aja alguses ka see pööre nagu toimus, et kui me ennem olime sellised hobitegijad, kes lihtsalt siis kallist hobi pidasid niimoodi, et andsime siis oma ettevõttele järjest laenu, et saaksime oma siidritega seal lõbutseda, et siis sellest hobitegijast välja murdsimegi siis uue kontseptsiooniga, mis meil siis nüüd selle koroona aja alguses siis seal tekkis, ehk siis Lõuna-Eesti ja Tartu esimene destilleerimiskoda. Et see olimegi siis esimesed, kes said siis need kangema napsu valmistamise load seal kätte piirkonnas. Aga te olete ju ka Tartus Naivi baari üks omanik, et kuidas see nagu seotud on sellega? Tegelikult see oligi niimoodi, et umbes täpselt ütleme siis nagu aastakäik nagu enne seda Peninuki tegemist. Peninuki sai nüüd 9-aastaseks, Naiv sai siis suvehakul 10-aastaseks, et saigi siis nagu aasta hiljem hakatud Peninukiga toimetama ja mida ma nagu tavaliselt tavatsen siis nagu öelda, oli see, et kui Naiviga hakkas kohe alguses juba hästi vedama ja siis tunduski, et vau, et äkki me nüüd oskamegi lihtsalt ettevõtlust nagu tervikuna. Lihtsalt seal võib-olla oli see väikene asi mängis rolli, et 7 aastat olin ma ennem baaride ja restoranidega nagu tööalaselt siis mitte enda ettevõttena küll, aga olime nagu toimetanud kõik need tegijad seal, aga sellist nagu tootmise poolt ei olnud ju tegelikult näpu otsagagi puudutanud, oli lihtsalt selline suur tahe ja mingil määral ka nagu teadmised, aga kogemus tegelikult ei olnud. Et siis ma tavaliselt olengi rääkinud, et Naivil sain siis nagu selle kooli teiste rahade peal ära õpitud, siis Peninukiga sai siis see tootmise pool siis kõik enda rahade peal ära õpitud, et ei soovita alguses töötada ikkagi kellegi teise all, kui ikkagi täitsa uut asja hakata tegema, et siis saab need valulikud kohad natukene valutumalt ära õpitud.
aga mis need kõige suuremad väljakutsed nagu selle tootmise alustamise juures on olnud? No eks see nagu sõltub on ju tiimist, et kes sul seal alguses koos on, et meie kindlasti kõige suuremad väljakutsed on olnud müük ja turundus, et noh, ma oletan, et see on päris paljudel, aga see ongi nagu naljakas, et päris paljud ei saa nagu aru sellest olulisusest ja siis nad tulistavad sellega jalga, aga me oleme nagu aru saanud, aga kuidagi nagu, kuigi nagu tooted on alati, isegi kui me nagu siidrit tegime, olid ikkagi nagu silmapaistvad ja nii edasi, aga kuidagi on alati nagu rõhk ikkagi mujale läinud ja siis see on niisugune veidi niisugune lonkav jalg olnud. Et noh, nüüd me oleme kõvasti sellega tegelenud, et see enam nii ei oleks, aga jooksvalt jah, et sa võid teha ükskõik kui ägeda toote, aga kui sa seda nagu müüa ja turundada ei oska, siis on nagu päris keeruline. No te rääkisite siin, et see peininukiga, et sellega on nagu olnud kohati keeruline üle aastat, et kas on olnud kordagi niisugust hetke, kus te olete mõelnud, et nagu lõpetaks ära selle pulli? Jaa, see täpselt see koroona algus oligi, et noh, siis oligi see täpselt see murdepunkt, et kas nagu lõpetad ära või siis nüüd nagu täitsa asjalikult selle asjaga tegelema hakata, et sellise poolkõva hobina nagu noh, lihtsalt ei olnud ressurssi ka nagu lõputut seda jätkata, et kuidagi pidi ta nagu, ma ei teagi siis, kas seda vormi saab mingiks startupiks nimetada, aga igatahes see mittekasumlik osa sellest oli võib-olla siis startupilik, et jah, et umbes seal oli see koht küll, et kas jätkata või mitte, aga siis me saime kuidagi täpselt need aparaaditehase ruumid ja need sütitasid päris palju nagu mõtted, et mis võiks olla ja nii edasi ja kuidagi juhtus siis, et liitus siis nagu Margus tiimiga ja liitusid meil siis 2 suurt destilleerimisisa ka, et üks siis, kes meil siis nagu master distiller praegu on, kes oli siis kas 16 aastat destilleerinud, kõik meie seadmed praegu ehitanud, on siis keemia doktorikraadiga, et Marko on, ma ütleks, firma kõige suurem vara hetkel et minu ja Marguse poolt tuli pigem nagu see, et mida turg tahab, kõik see baarmennide ja see kogemus, et milline see nagu lõpptoode peaks nagu olema, aga meil oli siis ei olnud nagu nii professionaalselt, nagu, kuigi me mõlemad olime destilleerimisega tegelenud, aga me ei olnud nagu sellel tasemel, et me iga kord saame täpselt selle, mida me nagu peas ka nagu mõtlesime, et nagu idee võis olla nagu fantastiline, aga lihtsalt tehnoloogilisest poolest jäi meil nagu tihti nagu vajaka. Ja siis Marko tuli ja tegi meile alati täpselt selle nagu, mis me nagu tahtsime, et siis saidki nagu see nii-öelda baar ja sommelier pool said nagu päriselt nagu selle tehnoloogilise poolega nagu kokku ja tekkis siuke hea sünergia ja tänu sellele siis on ka siuksed auhindu võitnud tooted järjest meil siin välja tulnud. Kui meenutada seda Marguse juttu ka, siis eks ta oligi algusest, eks ole, nende baarmenide sellisest entusiasmist midagi teha, mida Eestis nagu ei tehtud, eks ole, aga kui palju, ütleme, selle ettevõtte praeguses seisus, mitu protsenti sellest on see puhas siuke hobientusiasm ja mitu protsenti selline, et peaks olema päris ettevõte? No nüüd ikkagi me üritame seda võimalikult nagu päris ettevõttena teha, et noh, ma ongi seda asja nagu venitatud juba piisavalt, et muidu tal ei ole nagu lihtsalt enam mõtet. Ja vaikselt nagu oleme ikkagi nagu liikunud ka iga kuu ja aastaga ikka samm nagu edasi, et käibed on nagu tõusnud, et nagu millegi üle nagu kurta otseselt ei ole, et nüüd uuest aastast vaikselt hakkame ka ekspordiga tegelema ja tulidki siis nüüd kohe-kohe tulevad 2 uut toodet ka välja, millega me siis loodame vähemalt rahvusvaheliselt palju edu saavutada. Et tulid meil siis nagu nii-öelda käsipudeli gin, London Dry gin tuleb kohe-kohe välja ja siis tuli ka üks vaarika gin meil välja ja mõlemad on
nii brändingult kui sisult on nagu väga-väga õnnestunud, et enne kui me selle toote osa juurde lähme nii-öelda ja laienemise juurde, et räägiks veel korraks, et kuidas teil nagu praegu majanduslikult läheb, et kas te olete sellest koroona august nii-öelda siis taastunud? Jah, Peninukiga isegi suhteliselt edukalt, et isegi täitsa see 2022 algus, kui oli ju veel esimene kvartal oli põhimõtteliselt maailmale kinni, et me kuidagi nagu ikkagi leidsime nagu mingid augud, kuhu müüa seda toodet, et ja praegu ka, et meil tegelikult hetkel selline kõige suurem müügiartikkel on koolitused, et me oleme selles osas hästi palju suutnud ennast kuidagi just piirkonnas kehtestada, et meil on ikka suhteliselt nüüd iga õhtu viimasel ajal on nagu kas 1 või 2 nagu koolitust majas ja see on lihtsalt nagu kõige suurema kattega nagu tegevusharu, mis meil on. Hästi hea jutuga mehed on meil kokku tulnud. Ma ei tea, miks meil veel naisi ei ole, et loodetavasti tuleb ka neid sinna ühel päeval, kes asjast huvituvad. Ja siis tegelikult see tootmine on praegu nagu teisel kohal. Loodame, et see tõuseb siis pärast seda, kui me vaikselt nagu ekspordiga saame alustada, et eks siin Eesti siseselt ongi see millegi nagu saavutamine ainult Eesti turuga on tehtav, aga mitte eriti nagu reaalne. Korraks tagasi tulles nende koolituste juurde, siis mis inimesed või kes üldse käivad sellistel nagu destilleerimise teemalistel koolitustel? Täiesti erinevad seltskonnad käivad, et me olemegi üritanud aru saada ka, et kas see on siis seltskond kuskilt viisakas kontorist või on see mingi poismeeste õhtu, tüdrukute õhtu, et see on täiesti seinast seina, et kelle jaoks, kes nagu päriselt tahab midagi teada, kelle jaoks on see veidi võib-olla selline vabandus, et me ei lähe niisama välja jooma. et seal on ka mingi hariduslik pool, et nad tegelikult ongi see, et eks me üritame ikkagi nagu pakkuda, mida nagu klient tahab, et me ei hakka nagu väga hullult raiuma seda, et kuidas olema peab või mis iganes, aga põhiliselt on jah, et me käime, et on erinevad koolituste vormid, et kas Peninuki toodetega koolitus või siis teeme ka nagu teistega, et kui me teeme džinni koolitused, siis ütleme, et pooled või 40% džinnidest on ikkagi nagu meie oma trummiga nagu samamoodi, et lihtsalt siis nagu kaasame ka nagu siis maailmaklassi ja kuna me lihtsalt oleme nagu selles osas nagu üsna nagu pädevad ja hea jutuga ka, et siis inimesed on päris nagu rahule jäänud. Ja siis kiidavad ka teistele ja siis tulevad ka teised. Nüüd see destilleerimise pool, et milline on nagu siuke Eesti käside alkoholiturg üldse, et kas see on väga siuke vihane võitlus oma vahel? Ta on kuidagi nüüd jah rohkem, et varem oli kuidagi kõik oli hästi sõbralik, just ma mäletan seda hästi käsi oli nii-öelda sees ka selles õllerevolutsioonis veidi, et seal nagu saadi nagu paremini läbi ja nüüd järjest mis on nagu juurde tulnud, et siider tuli siis mingi hetk ja siis hakkas džinn tulema ja nii edasi, et kuidagi järjest vihasemaks on läinud küll see asi, et ikka džinniga nagu eriti, et kui kunagi kui alustasime ka, et siis nii-öelda mentorid siis nii-öelda ütlesid ka, et kui kange peale lähete, et siis arvestage, et siis on nagu suurte poiste mängumaa, ja kus siis hakkaski, et seal mõned ettevõtted hakkasid ikkagi nagu vaidlustama mingeid tooteid, et kas ikka sellist spetsiifilist džinni saab džinniks nimetada ja nii edasi, et ikka ametnikud aeg-ajalt nagu helistavad. Mis ametnikud siukse teemaga tegelema peavad? Alkoholiregister tavaliselt, et jah, et meil oli esimene džinn oli siukene toode, et mis oli siis õuna pressijääkidest oli siis nagu piiritus tehtud ja siis oli nagu džinn selle peale ehitatud, et seal oli jah selline nagu veidi nagu vaidlustatav koht, et ühesõnaga džinn on ju
maitseviin, mis on veidi rohkem ennast täis et oli nii ennast täis, et oli vaja talle nagu eraldi siis klassi tekitada, et ja seal on nagu paratamatult see, et seaduses on siis nagu kirjas, et džinnis peab kadaka maitse olema domineeriv, aga noh, see on nagu alati siuke vaidlustatav, et kas ta on nüüd domineerivam kui see teine maitse, mis sul seal sees on, et põnev on nagu seaduse järgi nagu niimoodi nagu seda mängu mängida, et alati keegi saab vaidlustada. Aga milles see erinevus teie meelest võiks tulla siis, et õllepoisid on niisugused chillid ja siis kangema kraami peal on nagu keerulisem? Ma ei tea, neil tekkis nagu kuidagi hästi selline kommuun sellest asjast, et mida nagu teistel kunagi nagu ei tekkinud. Ma arvan, et see ongi võib-olla nende eestvedajate siis nagu, et kes esimesena nagu turule tulid, et kuidas nad nagu käitusid, et kas oldi siis üleolevad teistega või oldi siis nagu toetavad teistega, et ei ole jah, nagu siidril võib-olla veidikenegi rohkem, aga jah, kange alkoholi puhul ma ei ole nagu sellist asja tähendanud. Et raske on nagu seda põhjust öelda, et võib-olla siis kange maailmas inimesed on rohkem ärile keskendunud kui see, et me teeme midagi sellist lahedat, et see on kuidagi siuke kommuunivärk, et aga noh, ma ütlen, et see õlleasi on nagu ka kõvasti muutunud, et seal on ikka inimesed on tülli läinud ja et lõpuks on ikkagi see ka äri, et lõputult ei saa nagu sõpra mängida, kui teine pool ei mängi või mis iganes, et see craft õlle maailm on jah, siuke pärast draamaauguks muutunud, et vanasti said nagu kõik paremini läbi, et. Aga kuidas see nagu, ütleme, kui teiste nende destilleerimiskodadega mõõtu võtta, siis kuidas see võitlus, ütleme, Eesti turul põllu peal käib, et kas peab sisse suruma nagu erinevatesse nii-öelda ürituste korraldamise kohtadesse või kuskile kettidesse või kuidas see käib, kuidas oma tooted Lätile saada? Noh, eks see nagu erinevates valdkondades on ka veidi erinev. Noh, praegu kindlasti, me ei ole vaata džinnikoda, et tihtipeale meid nagu võrreldatakse nagu Unipeeriumi ja Tohiga, on ju, et kus me siis nagu seal skaalal nagu asetseme, et aga nemad on nagu konkreetsed džinnikojad. Et lõppkokkuvõttes on nagu see, et nagu Eestis ikka, et sul peab väga hea tutvusvõrgustik olema ja sul peab ikkagi nagu väga agressiivne nagu müügiinimene olema, kes kogu aeg lihtsalt elab seljas ja lõpuks antakse järele et kontaktid ja hea müügiinimene, et ega siin muud ei olegi, et nagu igas valdkonnas, ma arvan. Aga see lõpuks on nagu see turunduslikult Tallinnas asuval asjal on kuidagi nagu alati ennast ikkagi nagu lihtsam müüa, et siin on nagu seda tarbijat on lihtsalt nii palju rohkem, kuigi Tartus ollakse jällegi nagu siuksed oma linna patrioodid rohkem, et aga jah, lihtsalt Tallinnas on nii palju rohkem inimesi, et siin on nagu alati kõige lihtsam, kui sa toimetad siin. Aga kuidas see, et te olete nagu kõik Tartu poisid tegelikult, et kuidas see nagu on seda peninuki arengut kuidagi mõjutanud või peninuki siukest, ma ei tea, olemust näiteks? No tegelikult enamik või kes me nagu alustasime, sellest enamik oli üldse pärnakad. et me kolisime Tartusse ja tegelikult ma ei saa nüüd enam öelda, et mul saab vist järgmine aasta pool elu saab täpselt Tartus, et vaikselt vist juba nagu tartlane. Aga Tartu iseenesest võib-olla ongi see, et meil läks nagu kauem aega, et Tartus kuidagi on see, et alati ei pea nii kiire igale poole võib-olla kui Tallinnas, et tänu sellele meil ka see areng oli nagu veidi nagu aeglasem. Et ei olnud kohe vaja tippudesse ronida ja lihtsalt tegime nagu rohkem siuke enda jaoks, aga lihtsalt lõpuks oli see, et kogemust oli ju nii palju juba tekkinud, kõik need vead olid nagu läbi käidud, et oli mõistlik nagu see asi nagu rakendada, siis see kogemus nagu päris asjaks ka kokku, et jah, ma ei mäleta su küsimuse algust, et kas ma vastasin. Kui palju on teis sees Tartu vaibi?
Tartu vibe'i, no ikka suht palju et eks siukene, me oleme ikka üsna niimoodi elanud, kui siin nii nagu tallinlased umbes kirjeldavad, seal tartlased on täpselt sellised, siis umbes täpselt sellised me oleme ka nagu, et päris palju on jah. Ma mõtlesin seda tegelikult, et kui siin oli teemaks, et ei ole päris džinnikoda, eks ole, siis miskipärast siin jäi kõlama just sellest kevadisest intervjuust see limoncello teema, et tuleb midagi ja ma nagu mäletaks, et Margus oli hästi rahul sellega või nagu ootas seda, et ma ei tea, kas ma mäletan midagi valesti või mingi uus huvitav limoncello, midagi sellist. Seal, neid mõtteid seal jooksvalt on nagu nii palju olnud, et lõpuks me tegelikult, me eesmärk oli teha siis asja lisaks nagu siis nendele kangetele napsudele ka veidi midagi lahjemat, mis olekski siis niisugune kergem nauding või siis ka šotina nagu võetav, et sellised kergemad liköörid, et algselt me kuna meil nagu džinnide jaoks kõiki neid sitruseid ja asju nagu oli suht palju vaja, et siis nagu see limoncello katsetusi me päris palju ka tegime, aga nüüd lõpuks, kuna need esimesed napsud said siis koostöös Tartu Kultuuripealinn 2024-ga tehtud, siis me läksime nagu rohkem Eesti tooraine peale ja siis samas stiilis nagu limoncello lihtsalt tegime siis astelpajuga ja arooniaga, et midagi sarnast nagu sai tehtud, mida ta seal kirjeldas, aga mitte limoncello. Meil on tsitrustega ka üks jook tulemas, aga ta ei ole ka jällegi päris puhas limoncello. Aga mis on olnud kõige huvitavam või siukesem eksootilisem või veidram katsetus, mis te olete teinud? No ma ei tea, et kas see peaks nüüd olema siuke lõpuni viidud, sellistest nagu toodetest kindlasti kõige sellisem mitteplaneeritum ongi see meie rumm, on ju, et see, et me üldse leidsime see Paraguayst mingi mahemelassi tootja ja siis hakkasime seda Eestisse tooma, kuigi me terve ülejäänud portfell on üsna niisugune nagu Eesti-keskne, et see oli suhteliselt niisugune raju katsetus, mis nagu õnnestus ja me hakkasime tegema, aga mis meil siin niisugune planeeritud asjadest ja millega me nagu päris lõpuni ei ole jõudnud, oli siis meil on väga hinges Eesti joogikultuuri nagu taasloomine, sest et tegelikult Eestil seda destilleerimiskultuuri on nagu kuhjaga, et siin ongi 18. sajandil oli meil näiteks 763 destilleerimiskoda oli Eestis, et nagu need viinaköökide näol, et see nagu on meil nagu väga tasemel olnud ja vahepeal nagu kadus nagu täielikult ära ja meil ei olegi nagu sellist nagu väga Eesti jooki, mis oleks ka nagu kuidagi nagu Eestiga seotud, et meil on vana Tallinn, on ju, mis on siis Kariibide rumm pluss Aasia ürdid ja vürtsid, et mitte midagi Eestiga on ju seotud. Et hästi pikalt nagu otsisime, et mis see nagu siis võiks olla, mis meil nagu kuidagi siuksest vanast kultuuriliselt või võiks nagu üle tuua ja kuidagi nagu sellest kartuli eelsest ajast nagu Eestisse kartul tuli, mis ta tuli 1800 aastat millalgi on ju vist, ma loodan, ma ei valeta. Igatahes sellest eelneval ajal siis kasutatigi mingid hundinuia juured, pilliroo juured, mis sisaldasid nagu rohkem tärklist on ju kartuli aseainena. Et mingi selline lähenemine nagu mehhiklased näiteks oma selle meskalli ja kaaviga on ju, et mingi maa sees küpsetatud ja siis pärast kääritatud ja destilleeritud ja et mingid siuksed haigeid asju oleme nagu katsetanud, lihtsalt nagu seda toorainet ei saa nagu piisavalt veel kätte, et me vaikselt nagu tegeleme sellega. Aga jah, mingeid põnevaid asju on nagu tulemas ka, kuigi me ikkagi oleme praegu selles faasis, et nagu seda põnevust sai hästi palju selle siidrite ajal nagu tehtud, et me tegime tegelikult kokku mingi kui ma õigesti mäletan, 26 erinevat siidrimarki selle aja jooksul, et seal oli tõesti mingid haigeid asju, mingid suitsutamme vaadis kirssidega ja mingid mingi rosmariini siidrid ja ühesõnaga kõiki mingeid erinevaid nagu maitseid sai nagu katsetatud, et nüüd me oleme võib-olla veidi siis nagu kapitalistlikumad, et keskendume rohkem sellele, et mis olekski lihtsalt küll lahe, aga ikkagi nagu easy to drink ja selline lihtsasti arusaadav.
lihtsalt toon näite, et meil oli vahepeal üks selline toode nagu upsakas, see oli siuke 20-volline õunanaps, 2 aastat Tammevaadis seisnud siuke õunamahlaga, kui prantslased kutsuvad seda toodet pommööks. Kõik, kes proovisid, jumaldasid, tavaliselt koolitustel see oli alati see pudel, mis nagu kaasa osteti ja nii edasi. Aga siiski oli seda tohutult raske müüa, sest et kui sa lähed kuskile baari või poeketi mingi esindaja juurde, et pommöö, keegi ei saa aru, mis asi see on nagu, et mida oodata, kuidas ma seda müüma peaksin, kuhu, mis sektorisse ma menüüs selle üldse panen või mis iganes nagu. Ja siis ongi nagu see, et eestlase jaoks nagu see, et džinn, viin, rumm, et need on nagu sellised lihtsasti mõistetavad asjad, proovi seal piirides kuidagi nagu hästi teha ja siis on nagu, sa suudad seda müüa ka, et see ei ole lihtsalt nagu äge mõte või asi, mis mulle meeldib või võib isegi teistele ka meeldida, aga lihtsalt müüa on suhteliselt keeruline selliseid asju. Aga mis ütleme sellistest katsetustest a la, et see siider kirsi suitsumaitsega, ütleme, kas see on mingisugune piiratud tootekogus, mis läheb kuskile ühte baari võib-olla ja seda on 10 inimest saanud juua ja proovida või see jääb teile endale nii-öelda kamba sisse? Ei, need ikkagi kõik mingil määral said nagu ametlikuks, et me ikkagi iga aasta, isegi kui me selle hobi korras tegime, üle 10 000 liitri me ikka andsime seda siidrit välja, et mis ta on siis nagu 30 000 pudelit on ju, et ta ei ole nagu suurtootjale mingi arvestatav maht, aga ikkagi nagu nii pisikesed, kui me olime, et oli täitsa nagu asjalik. Et ikkagi alla 1000 pudeli me ikka ühte asja nagu kindlasti ei teinud, et see oli nagu mõtet. See ikka pead toote registreerima ja kõik mingi laboritestid tegema ja nii edasi, et väga väikseid asju nagu ei olnud nagu mõtet teha. Te mainisite siin enne, et te vist nüüd hakkate välismaale laienema. Aga et enne kui te välismaale laienete, et kas te tunnete, et te olete nagu Eesti turul jõudnud nii-öelda külastuseni, et kas te olete nagu ära vallutanud nii palju, kui on vallutada? Kindlasti mitte. Selles mõttes, et me oleme Tartus väga hästi esindatud, aga ülejäänud Eestis me ongi, et me oleme suhteliselt ise nagu asja kõrvalt oleme selle müügiga tegelenud, et nüüd me tõenäoliselt siis lähme ühe distribuutorfirma nagu alla, kes hakkab meil selle jae ja Tallinnaga nagu rohkem tegelema. Et just tahakski nagu selle müügiosa, mis paratamatult on meil nagu veidi nagu nõrkus. Tegelikult see ei ole nagu nõrkus ka, et me tegelikult oleme ise, kui me läheme nagu teeme selle müügireti, et saame suhteliselt nagu väga hea success rate'iga nagu igale poole sisse. Aga lihtsalt, kui sa võtad ka endale nagu kõik muud koos, siis sa nagu ei jõua selle müügiga ise tegeleda ja siis ta jääb kuidagi alati nagu viimaseks asjaks. Et alati on see tootmisega vaja kiiresti seal mingi asi korda saada või mingi paber on tähtaeg või mis iganes nagu, et kuidagi see müügitretid jäävad nagu alati asja lõppu. Jälle mul läks see küsimuse algus meelest. Kas Eesti on ära valutatud? Ei, vastus on kindlasti ei. Aga kui te nagu veel Eesti sees, kui me räägime, et kas te nagu keskendute rohkem, et te saaksite olla võimalikult paljudes baarides kohal või pigem nagu jaekettides, nagu poes müügil? Kumb see olulisem on? Ma isegi ütleks, et võib-olla hetkel baarides, et lihtsalt mida ma olen nagu tähendanud on see, et meil läheb ikkagi iga aasta läheb see alkoholireklaami seadus läheb nagu karmimaks. Ja mida aeg edasi, siis minule endale nagu tundub, et baarid on alkoholireklaami kind of nagu tulevik, sest et ega see seadus nagu enam nagu kuidagi nagu lihtsamaks ei tehta. Ja see on nagu üks nagu väga hea koht, kus sa saad nagu seda promoda, teha nagu töötajad enda asja nagu fänniks ja mina ütleks, et nagu ka turunduslikus mõttes kindlasti oleks nagu olulisem alustuseks nagu baarid võimalikult ära valutada. Küsimus oli tegelikult üks varasemast, et mainisite, et melassi toote kuskilt Paraguayst, Lõuna-Ameerikast. Kuidas siuke asi üldse nagu sattus, mis kogustest te toote seda, kuidas see käib? Me ikka vahendaja kaudu, et me mingid väga suuri koguseid seal väga suurte kogustega ei mölla. See oligi, et Margus siin ütles, et kuule, et meil oleks ikka ilgelt vaja üks rumm ka teha.
ja siis ma hästi pikalt nagu põiklesin vastu sellele mõttele, et kuidagi meil hästi kontseptsioonist nagu väljas, aga siis ma nagu tegingi selle projekti kuidagi endale huvitavaks ja siis hakkasingi siis mingid melassi katsetama, et mis vahendajaid, mis melassi nagu sealt nagu saada on, sest et noh, rummi tehakse suhkruroo melassist, melass on siis suhkruroost suhkru tootmise kõrvalprodukt, on ju, mida siis on nagu õpitud ära kasutama rummi jaoks. Ja ega see, et me selle Paraguay tüübi leidsime, see oli nagu üsna juhuslik ja teised lihtsalt nagu müüsid sellist ülekuumutatud melassi, millest siis kõik ka tänapäeva ülejäänud kokteilirummid nagu tehakse, et see oli niisugune mõnusam, kergem, vähem töödeldud, et ja noh, need kogused ei ole nagu suured selles mõttes, et meil seal, ma arvan, et me oleme võib-olla kokku ei ole tonnigi, ma arvan, toonud, et siuke, noh, Eesti rumm on ikkagi siukene üsna nagu noor nähtus, et me olime esimesed, kes Eestis rummi destilleerisid üldse. Et nüüd ta ei ole nagu, me ei näe nagu tal, või noh, me ei näinud algusest peale tal nagu Eestis väga hullu turgu, et pigem ongi sellised asjaarmastajad ja pigem siis näeme turgu, et kui me nagu Põhjamaadesse hakkame veidi laienema, et sellist veidi nagu teise olemusega rummi, siuke Norra, Rootsi, et seal ma olen nagu näinud liikumas, et seal on ka võib-olla sellist klientuuri veidi rohkem. Aga siis rääkige sellest laienemisest, et kuhu ja kuidas? Noh, selles mõttes, et Põhjamaad on ikkagi eesmärk, aga millega me oleme siis hästi palju ennast sidunud, ongi siis selline ikkagi Nordic bränd, et kõik me siis nagu kujundus ja kõik on ka sellised põhjamaised üsna nagu lihtsad, mingid väga hulle vimkasi sinna peale ei ole nagu kujutanud ja ka maitsed on siis üsna sellised klaarid ja pigem nagu kergemad. Et ja hästi palju keskendume siis just selle ka alkoholi nagu puhtusele, et noh, me saatsime oma mingid viinad ja asjad, oleme saatnud nagu teiste Eesti tootjatega koos nagu laborisse, et meil on alati nagu kõige nagu puhtamad tulnud tagasi. Sellele vastavalt ka siis mõni euro võib-olla kallim pudeli hind. Et ühesõnaga sellise Nordic brändi maailma viimisel on nagu paratamatult ka see selline eripära, et mida kaugemale siit minna, seda eksootilisem seda ikkagi nagu tundub. Et tegelikult oleme kombanud ka igasuguseid mingid Austraalia turge, varasemalt kui me näiteks mõdu tegime, siis väga kummaline, et täpselt siis, kui me nagu lõpetasime mõdu tegemise ära, leidsime me nagu Austraaliast mingi Skandinaavia festivalide ja asjade korraldaja, kes siis nagu hullult otsis seda, sest tegelikult selline Põhjamaaga seotud nagu toode nagu mõdu, seda väga keegi ei tee Põhjamaades, et siis me olimegi nagu üsna siuksed, me olimegi Eestis esimesed, kes päris mõdu nagu tegid, et nüüd siin paar tootjat nagu tegelevad veel selle teemaga. Aga noh, ühesõnaga, et jällegi see Nordic brändi nagu, mida kaugemale minna, et seda nagu eksootilisem see tundub, aga pigem jah, praegu on Põhjamaad ja siis võib-olla Euroopa nagu lääne pool, seal Holland ja Belgia ja sellised asjad, et mille turge me nagu veidi oleme kombanud ja millest me nagu veidi nagu aru ka saame, et alustab sealt ja siis vaatab edasi. Aga siin praegu selles seisus, kus see teil praegu on, vaadates siis võib-olla kuulajale siin mingit perspektiivi tuua, kui see väike sats pudeleid oli 30 000 pudelit ühte siidrit, siis palju näiteks erinevaid tooteid, palju liitreid, palju pudeleid võiks kuskile piiri taha minna? Noh, ma siinkohal lihtsalt kasutaks võib-olla isegi hakkaks nagu enda prognoosi midagi panema lihtsalt, et ma enam tean, kuidas need teistel nagu liiguvad, ikkagi nad on siuke alus 2, on ju, et väga nagu korraga mingid massilisi saadetisi, ainukene tõesti massiline saadetis, mida ma olen kuulnud, oli see, kui Uniperium sai sinna mingisse inglise džinilisti sisse ja seal oli, me rääkisime mingi 200 000 pudelist nagu, et see on tõesti nagu ainukene, mida mina olen kuulnud ja ma ei tea, kas siin Liviko neid crafterseid, kas neid käsitöö džinnideks nagu nimetame, et neil on kindlasti seal hoopis teised tiimid ja hoopis teised turud nagu taga, aga kui päris nagu seda crafti nagu vaadata, et siis
tavaliselt see on ikkagi niisugune nagu alus 2 nagu korraga mingile kliendile, et mingit väga suuri nagu liikumisi ma ei ole kuulnud. aga kuidas üldse nagu välismaal laienemine erineb nagu Eesti-siseselt laienemisest? Võib-olla õnne on rohkem seda, et ja veidi nagu arusaamist, et millised messid on ju mõistlikud, millised müügikanalid on nagu mõistlikud, et Põhjamaade see alkoturg on nagu totaalselt teistsugune kui Eestis on ju, et seal me igas riigis räägime sellest monopolist, siis on need, kes monopolidega tegelevad, seal mingi tendereid ja asju väljastavad, et seal on ikkagi üht-teist nagu vaja selgeks õppida, et ma ei tea Eesti turul ka kindlasti, aga lihtsalt mulle endale on see kuidagi hästi palju arusaadavam olnud, et kuna ma olen sellest kasvanud, on ju. Et eks ta ikka erineb. Pigem jah, et Eestis sa käid ikkagi nagu ukselt uksele ja nii palju, kui ma nagu olen edulugusi kuulnud, siis välismaal on ikkagi pigem need messid, et millegipärast Eestis ei ole see messikultuur ei ole väga hea, et kuidagi see, nad ei suuda kuidagi neid kõige paremaid tootjaid endale alati nagu meelitada ja siis nii palju, kui ma olen nagu käinud igasugustel messidel, siis on nagu alati sellised veits siuke teise- ja kolmandajärgulised nagu tootjad, et kes võib-olla ei pruugi kõige ägedamaid tooteid seal pakkuda, et ma ei teagi, miks see niimoodi on. Aga jah, välismaal on see messid on hästi olulised, Saksamaal just eriti näiteks. aga mis oleks nagu mingid sellised unistuste turud, kuhu te tahaksite nagu jõuda välismaal? Selles mõttes, et ego poolest oleks võib-olla džinniga Inglismaal nagu laineid lüüa päris äge, et kui seal mingitele kodumaistele asjadele ära teha, aga eks see unistuste turg vist kõigile on USA, et see on niisugune lõputu ja kui sa seal mingi asjaga nagu turunduslikult pihta saad, et siis need mahud võivad täiesti naeruväärsete hüpetega nagu kasvama hakata. Et võib-olla jah, see oleks põhiliselt. Eks lõpuks ongi, et suured turud on ju hästi mõistlikud. Et nii palju kui siin nagu õlletootjatelt ka, et ikkagi Aasia turud ja Hiina ja isegi mingid väiksemad Aasia, Singapur ja sellised asjad, et jällegi, et kui sa turunduslikult mingi asjaga sealt ära tabad nagu selle asja, et siis võib toimida suhteliselt igas riigis, mis on suurem kui Eesti, et Eesti on siuke harukordne nähtus ikkagi oma nagu turumahult. Aga ütleme, kui sinna õppida selgeks Põhjamaa turg ja niimoodi, siis kas te olete nagu võtnud mingit inimest kaapi või on puhtalt enda nagu uurimistöö ja kõik olnud isiklik nagu enda arendustegevus? Meil on nagu tiimis on üks inimene, kes lihtsalt on nende turgudega tegelenud võib-olla veidi nagu teises aspektis, et mitte nii väga nagu nende alkomonopolidega, aga jah, et me oleme nii palju on ikkagi nagu teistes ettevõtetes ka tutvus, et eks me oleme nagu, kui tekib mingi küsimus, siis mul on alati nagu inimene ikkagi, kellel nagu helistada sellega, et vähemalt sotsiaalvõrgustiku osas on mul õnne olnud vist, et mul ei tulegi nagu praegu, mul ei ole nagu ammu olnud sellist olukorda, et mul ei ole nagu sellised, et kui mul tekib mingi asjaga probleem, et mul ei ole nagu inimest, kelle käest seda nagu küsida. Et jah, kas see on nüüd iseõppimine või et meil ei ole keegi sellel alal kuidagi nagu koolis käinud või et üldse ainukesed koolid, millest meil, ma ei tea, kas mu füüsikaharidusest, siis mul ei ole nagu üldse kasu olnud. Markol keemia omast kindlasti on, ülejäänud asjad vist on küll kõik ise õpitud. Ma tihtipeale siuke naeruväärne asi, mida rääkida, aga kui küsitakse, et kuidas sa nagu üldse õppisid džinni tegema, et kuidas sa nagu selleni jõudsid ja siis mul oli destilaator ja siis ma kirjutasin YouTube'i how to make gin. See oli mu esimene kontakt nagu džinniga. Ja siis ma mäletan, et seal oli siis mingi selline video ja seal oli absoluutselt mingitest kogustest, mingitest asjadest nagu ei räägitud ja siis ma lihtsalt hindasin neid koguseid silma järgi ja siis tegin niimoodi oma esimese katsetuse ja täiesti üllatavalt meenutas isegi nagu džinni
ja siis tegin teise katsetuse, siis oli juba veidi parem, siis hakkasid seal mingi foorumeid lugema, et tegelikult jumal tänatud, USA-s on see kodu pruulimine ja kodu destilleerimine lihtsalt nii laialt arenenud, et foorumites on kõigil või kellelgi on alati see olukord või selline situatsioon tekkinud, mis sul nüüd just tekkis, on ju. Et siis sa saad tegelikult sealt nagu alati omale kas vastuse või vähemalt nagu ideid juurde, et ise jõuda nagu vastuseni, et tegelikult tänapäeval on ikkagi see internet päris nagu mõnus asi, et kui sa tahad natuke ennast arendada. Ühesõnaga, Peninuki elutee algas YouTube'i õppevideotest. No selles mõttes, et džinni tegemine jah, et siidrit me õppisime ikkagi siidri tegijate all ja seal õlle tegijate all, et see päris esimene kontakt nagu alkoholi tootmisega, muidugi mina ise hakkasin üldse, mis ma jäin, 10 vist hakkasin veini kääritama vanaisaga, et see oli minu esimene kontakt. Aga... No rääkige sellest siis. Ei, vanaisa ikka tegi, ma mõtlen, hästi palju põldmarju oli seal Pärnu Jaagopis, kus ma siis kasvasin. Ja siis vanaisa tegi iga aasta tegi veini ja siis ma mõtlen 10-aastasena ma tegin, siis mõtlesin ka, et teen mingitesse joogurti topsidesse, panin asjad käärima, kõik läks hallitama ja nii edasi ja siis kõik asjad villisin ilusti pudelitesse ära ja siis vanaisa salaja vahetas nagu need pudelid enda veini vastu ära ja siis ma sain pärast võrrelda, et vanaisa veini ja enda veini, mis oli tegelikult täpselt sama vein, aga minu oma lihtsalt nii palju parem. aga jah, et esimesed aastad läks kõik hallitama, aga siis juba vist 3. aastal või siis me tegime enda mingi pulmaveinid seal valmis ja et mul on kuidagi see üsna varasest peast on see alkoholi tootmine kuidagi veres olnud. Aga me nüüd rääkisime unistuste turgudest, et mis võiks olla nagu siuke unistuste nagu toode või kuhu võiks nagu Peninuki see toote range edasi areneda? Mu enda, eks on meil nagu kõigil erinev veidi seal olnud, et Marko ja Ralf, kes meil seal tiimi nagu lisandusid seal destilleerimispoolega, et neil on ikka viski, on ju. Siis ma Margusele ei oska isegi öelda, aga minul alati oli nagu see goal või see, kuhu tahaks jõuda, oli viin. Sest tundub nagu kõige lihtsam, aga ta on tegelikult lihtsalt nagu nii delikaatse maitsega jook, et iga selline viga või ükskõik, mis sa nagu seal valesti teed nagu selle jooksul, et see nagu sellest ei saa nagu mingit head toodet. Ja täiesti minule nagu üllatuseks suutsime me juba oma esimese viina lihtsalt nagu nii pehme ja nii puhta teha, et see natuke nagu sellist tõi mu seda unistust, ma arvasin, et see juhtub alles seal mingi 5-6 aasta pärast, kus me sellega tegelema hakkama. Aga juba nagu kiiresti sai see asi nagu toimima ja mul kuidagi nagu on see võib-olla kõige hingelähedasem, et tõesti nagu see on mingi Eesti teema hästi, on ju see viin ja kuidas siin nagu sellega igasuguste beluugade ja asjadega, mis meil on asjad, mis meie viin on nagu kõrvuti pandud ja suuremaid kiitusi saanud, et see on kuidagi selline tõesti, et džinn ja rumm on lõpuks ikka nagu maitse asi, on ju, aga kui see viinaga saad nagu täpselt selle õigesti nagu paika, et see on ikka päris nagu hea tunne. Aga ütleme nii-öelda ettevõtte käekäigu ja nii-öelda selle nurga alt võttes, siis kuhu te arvate, et nagu Peninuki peaks olema jõudnud, ütleme, siukse samamoodi 5 aasta jooksul? 5 aasta jooksul? No me näiteks need aparaaditehase ruumid võtsime suhteliselt sellepärast, et kõige selle nagu nähtava, mis praegu on nagu nähtav, selle all on siuke 500 ruudune kõrgete lagedega hall, kelderhall, et kogu selle nagu asja, miks me nagu siis sellise suure veenduvusega need ruumid võtsime ja et siia nüüd hakkame seda asja nagu arendama, oligi siis see, et sa saaksid nagu tõesti teha midagi täiesti erakordset, ehk siis me tahtsime vaadilaagerduskeldrit siis sinna alla ruumidesse teha ja et nagu kuskil Tartu kesklinnas on lihtsalt maal sükene sügaval maal on sükene keller, kus sul on mingid viskid, vermutid, rummid, asjad nagu laagerduvad. Et see kõlas nagu päris lahedat
ja ma näen ise, et sellel on ka selline turismiline fookus, et saaks meie neid degusteerimisüritusi veel nagu veidi arendada, veidi rohkem olla niisugune mitte destilleerimiskoda lihtsalt, vaid selline Eesti joogikultuuri keskus, et kus siis me lihtsalt ei tee nagu maailma teisi jooke järgi, vaid päris üritame siis ka midagi täiesti uut luua, mis olekski siis kuidagi Eesti tooraine, Eesti tooraine kasvatusega, kõige selle kultuuriga nagu seotud, et see oleks võib-olla nagu, et luua siis Eestile päriselt mingi alkoholikultuur, mis ei jäljendaks lihtsalt läänemaailma. Meil on siin saate lõpus traditsiooniline küsimus, et palun rääkige kõige lahedam lugu Peninuki suvepäevadelt. Jah, ma üritasin siin midagi välja mõelda, aga ma ütlen ausalt, et me oleme tegelikult maru vähe neid suvepäevi teinud. Võib-olla, kõik on kuidagi siuke hästi joomise sellega seotud, aga meil siin vahepeal tuli päris palju noori tuli juurde, et ikka on seal vaja pudeldada, pakendada, džinne kokku segada, möllata, et lihtsalt tegime siis nagu siin noorematel põlvkondadel asjad selgeks. Ja siis me olime minu maal, ma mäletan, ja siis meil, ma ei tea, kas see on kõige lahedam lugu, aga igatahes me suutsime kuidagi seda tempot teha niimoodi, et me olime tund aega vist seal olnud, kell oli vist 3 päeval ja kõik see noorem kollektiiv pidi magama minema. et kuidagi läks see hästi halvasti, olid kõik asjad nagu arvestatud, et oleks pidanud lahjemad kokteilid olema, kõik oli see, vanemad mehed kuidagi suutsid selle terve õhtu nagu ära hukata esimese tunniga. Et jah, üks niisugune lugu meenus. Aga suur aitäh saatesse tulemast ja suur aitäh kuulamast. Ärikäik.